Tervist, kallid Pointeva vaatajad! Tänases osas vaatame seda, mis meil on siin laua peal, ehk Tamroni uus 24-70 G2 objektiiv ja võrdleme seda ka tema vanema vennaga. Tänases osas vaatamegi, mida kujutab endast Tamroni 24-70 G2 objektiiv. Esimeseks suureks erinevuseks sinu tavalise kit-objektiivi ees on selle 2,8 ava, mis lubab siis kõvasti rohkem valgussensorini ja teeb tausta mõnusalt uduseks. Uuendused sellel uuel G2 objektiivil vana objektiivi ees on esiteks selle stabilisaator, mis on kõvasti võimekam ja lubab pikemaid seriaegasid kasutada käest pildistamisel. Lisaks on uuendatud selle teravustamismootorit, mis lisaks kiirusele pakub ka väga head video filmimise võimekust. Ja samuti on uuendatud siin sees klaaselemente, mis tähendab seda, et see objektiiv peaks olema kordades teravam kui tema vanem vend. Ja seda lähmegi kohe vaatame meie stuudionurgas. Esimeseks testiks teemegi siis siin meie tehtud väikeses stuudionurgas testpildid, et vaadata, kui teravad need objektiivid on võrreldes üksteisega. Selleks oleme kaameraseadeteks pannud säriajaks 1/60, kava 11 ja kindlasti tuleks välja lülitada stabilisaator. Ja vaatamegi, millised pildid meil siit tulevad. Ja nagu me testidest nägime, siis ava 9 juures suurt erinevust pole, kuna nii kinnise ava juures on peaaegu iga objektiiv terav. Aga kui me läksime natukene allapoole ava 5 juurde, siis tulevad siin vahed sisse. Eriti vaadates selle elevandi karva ja silmade juurest on näha, et vana Tamron kaotab juba ava 5 juures teravuse. Mis siis veel ava 2.8 juures juhtub? Seda lähmegi vaatame välja ja testime ka teisi objektiivi võimalusi. Selleks, et paremini aru saada, kui võimekas on Tamroni uus stabilisaator, oleme tulnud siia sombusesse pimedasse Tartu kesklinna ja vaatamegi, milleks see suuteline on. Kui vaadata paberi pealt andmeid, siis sealt näeme, et stabilisaator peaks stabiliseerima pilti kuni 5 stoppi. Ehk praegu käest pildistades võiks 1/5 säriajaga hakkama saada. Teeme testi. Ja nägu on pildilt siit ka näha, siis liikuvad osad ehk inimesed, kes mööda kõnnivad, on udused ja ülejäänud pilt on küllaltki terav ehk 1/5 säriajaga käest pole probleemi. Ja teine põhjus, samuti miks me siia välja oleme tulnud, on see, et siit natukene kõrval sajab vihma ja see vihm ei tee selle objektiivile midagi, kuna uus Tamron on täielikult tihenditega kaetud nii siit bajoneti juurest, suumirõngaste juurest ja nuppude juurest ehk pole probleemi, kui lähete ka välja sellega pildistama. Teise testina oleme tulnud siia natukene rohkem südalinna poole, et testida siis kaamera autofookuse kiirust. Selle testi jaoks siis keerame fookusrõnga ilusti siia Infinity ehk lõpmatuse peale ja proovime siit fokuseerida lähedal asuvale objektile ja vaatame, kui kiiresti see toimib. Proovime veel. Nagu näete, siis uue objektiiviga toimub see tõeliselt kiiresti. Proovime ka sama vanema objektiiviga. Ja nagu näha, siis võtab sellega ikka kõvasti rohkem aega teravustamine ja nagu näha, siis ta lõpus ka natukene otsib seda kindlat punkti edasi-tagasi ja siis lukustab viimaks sellele, et uue objektiiviga me seda näinud. Aga järgmiseks lähme vaatame natuke linna peal ringi, teeme mõlema objektiiviga testpilte ja ka pärast vaatame, mis nendest välja tuli. Kokkuvõtteks võime öelda, et selle uue Tamron 24-70 G2 objektiivi võime julgelt ettepoole tõsta kui tema vanema venna. Seda just tema uue stabilisaatori, teravustamise mootori ja ka teravuse poolest. Kõiki testis tehtud pilte võite vaadata blog.fotopoint.ee lehelt, täpsemaid tehnilisi andmeid meie veebipoest ja kui soovite näiteks seda objektiivi rentida, proovida, katsetada, siis võite minna kas Tartus kvartalikeskusesse või Tallinnas Rocca al Maresse ja küsida selle objektiivi rendi kohta. Peatse jälle nägemiseni!